Estonian Open 2025 minu kõrval on Gert Truus ja tundub, et tal selle korraldamisega oli pinget vähe. Viimastel päevadel otsustas, et võtab võistlusest ka ise osa. Oli siis liiga vähe pinget? Võistlustele minnes kindlasti oli selline tunne, et ma ei tea, kas pinge peale üldse mõelda, et korraldamisega nagu on nii palju tegemist olnud, aga kui sai võistlused nagu paar mängu ära mängitud ja siuke publik tuli selja taha, siis tegelikult mängutahe läks nagu lakke, aga kahjuks jah, need tingimused, mis meil siin raja peal olid, ei suutnud endast maksimumi anda ja jäin napilt 16 hulgast välja. No siin oli ka Euroopa värske meister, ka tema jäi 16 hulgast välja. Miks see nii on? On see bowling siis nii keeruline, kuigi tavainimesele ikkagi tundub, et mis see mäng siis ära ei ole veeretada ka oma? Jah, tõepoolest, et isegi Euroopa meister, kes praegu on Euroopa meestemeister, ta võitis maailma juunioride meistrivõistlust ära, ta on veel siin võistluse järjest kinni pannud, aga siin ta nii-öelda tema jaoks ikka oli põrumine oli väga suur. Et bowling ongi selline spordiala, kus sa võid täiuslikult kogu aeg sooritada järjest, aga need mängutingimused, nii-öelda õlitus raja peal, õliprofiil, see määrab ära siis mängukeskkonna, kui mis stiilid nagu just mängus sobivad. Et minu ja näiteks Robin Ilhammari, kes on siis Euroopa meister, meie mängustiilid lihtsalt ei sobinud, et teistel oli nagu eelis lihtsalt. See tähendab, sa tulid juhtima bowlingu saali, mis sulle endale ei sobi. Mis sulle siis täpsemalt ei sobi seal? Pigem ei ütleks, et mitte saali kohta, aga just see õlitus, mis õlimasin selle rajale maha paneb, et neid saab nagu erineva pikkusega, erineva paksusega, erineva profiiliga peale panna, et paberi peal nii-öelda pannakse õliskeem enne kodulehel üles, et paberi peal tundus see õlitus hoopis teistsugune. Et vahepeal ongi nii, et paberi peal tundub see nii-öelda keskkond hoopis teine kui see, mis ta raja peal tundub, et seekord läks niimoodi. No, kuidas on õnnestunud võistlus? Kas on tagasisidet eestlastelt, kas on tagasisidet ka teistest riikidest tulnud võistlejatelt? Jaa, et eriti välismaalastelt, rootslastelt, kes on Euroopa parimad mängijad, need on väga sillas, võib nii-öelda soomlased ka, et juba on küsitud järgmise aasta nii-öelda võistluskuupäevasi, et millal korraldatakse ja millal võiks korraldada, et juba on antud soovitusi, et millal oleks nagu paremad kuupäevad, et kõik on väga sillas ja isegi oodatakse poole hooaja pealt ka mingit võistlust, et juba talvel midagi soovitatakse, kuule, et tehke nüüd selle kuupäeval üks võistlus veel, et me saadame kõik rootslased siia. Mis oleks juhtunud, kui oleks finaali pääsenud ja siis oleksid pidanud andma ise auhinna üle ise endale? Või kuidas see kord bowlingus välja näeb, et korraldaja osa võtta võib, aga kuidas siis lahendatakse need nii-öelda võiduasjade jagamised? Ma ei tea, kas sellist asja üldse varem juhtunud on, et ega ma seda läbi nagu ei mõelnudki, et eks siis kas oleks kedagi muud leidnud või oleks ise enda kätt surundist. Kes favoriidid on praegu? Praegu meil on tegelikult Eesti mängijad, kes ESMA praegu tabelit ei ole jõudnud vaadata, aga ütleme nii, et kõik, kes 16 edasi said, praegu on võrdsed tingimused, et see rajaõlitus, mis siin maas on, see annab kõigile nagu võimaluse, et selles mõttes väga põnev finaal tuleb. No selgita pealtvaatajatele ka, me olime täna siin kohal alates kella 1, see, kuidas kaasa elati, ei ole küll selline, nagu oli boksivõistlusel Tondiraba jäähallis, et veel ei laulda kõva häälega ja ei vilistata ja ei tõusta võib-olla nii püsti, aga plaksutamist ja sellist nimehõiskamist ja kaasaelamist oli päris palju. Ja. Kuidas see käib siin? Bowlingus sellistel võistlustel pigem on selline tagasihoidlikum kaasalamine, aga kui lähed näiteks Euroopa meistrivõistlustele, maailma meistrivõistlustele, siis on ikka selline fännbaas on kõigil kaasas, pasunat lastakse ja kõike sellist, aga jah, sellised rahavõistlused, need on sellised nagu rahulikumad, et pigem mängijad rahulikult keskenduvad ja ajavad nagu enda asja. Selgita neid reegleid ka lahti, see päris niimoodi ei ole, et igal ajal võid kisada, et pigem mitte siis, kui sportlane tegeleb sellega, millega ta tegelema peab, aga siis, kui on vise tehtud, siis jaa? Kui on nii-öelda kvalifikatsioon või finaalvoor, kus kõik korraga on rajal, siis tegelikult vahet ei ole, siis see kolin on nii-öelda valisin, et selles mõttes ei ole vahet, kes karjub või plaksutab, aga kui nüüd on eraldi finaalmängud, üks ühele mängitakse, siis jah, et viske ajal nii-öelda keegi karjuma hakkab, see väga nagu tolereeritud ei ole, et see segab mängijat. Lõpetuseks, mis on järgmine samm? Järgmine samm on kuulata välismaalaste soovitusi, et kas siis hooaja keskel üks võistlus juurde teha või siis järgmisel aastal teha sama hästi või veel suuremalt. Aitäh!